Minu selja taha asuvasse majasse sai siis planeeritud jõulustuudio, mis failis täiega. Lähme vaatame ja räägime, mis siis valesti läks. Mul on väike eelandus, mis valesti läks. See on siis see stuudio. Tere tulemast Kuninga stuudiosse. Me asume Pärnus, kesklinnas. Asukoht hea, stuudio sai väga ilus. Ma panin siia päris palju aega, siis sõbrad käisid aitamas, tegemas. See oli täiesti tühi ruum, nagu osad teist teavad. Aga mis läks siis valesti, sest kogu selle aja jooksul, räägime siis rahadest ka, käis siin ütleme 7 võib-olla klienti, kes siis maksid. Alguses me hinnastasime selle Jaana, siis minu elukaaslane, aitas mul pilte töödelda ja siin ka aitas valmis sättida seda nurka. Me panime hinnaks alguses 100 eurot. Me kiirelt muutsime selle 75 peale, sest räägime nüüd uuest probleemist, mis tekkis, oli see, et väga palju nurkasid oli Pärnusse juba tehtud. Tunduvalt rohkem kui eelmine aasta ja need olid hinnastatud odavalt. Osad tegid reaalselt 50 euriga sessioone, mis minu jaoks on täiesti uskumatult odav. Aga et turul kohaneda ja konkurentsi pakkuda, siis me panime hinnaks 75 euri. Sellest ei piisanud. Jah, inimesed võib-olla ei tea mind, et ma olen siin üldse või et ma üldse eksisteerin. Kuigi turundust me veits tegime mingi 50 euri eest, pissime sisse Facebook adsi, Instagrami, tegime jõululoosi, üks tore paar võitis, käisid ka siin pildistamas. Pildid tulid isegi päris ilusad. Pidi muidugi sättima, kohanema, aga ma sain nipid teada ja ma olen üpris rahul nende piltidega, mis siin sai tehtud. Nüüd on jõulud läbi, praegu on 30. detsember ja mis ma nüüd teen siis? Ma panin siia sisse päris palju raha. Kui me siin rahast räägime juba, siis 300 euri on selle kõik asjad kokku, ütleme siis kommunaalidega koos. See ruum on kuskil 300 euri kuus. Okei, 1 kuu rendi ma teenisin sellega tagasi, aga kuskil 3 või 4 kuud isegi ma olen siin ruumis juba sees olnud. Seinad panime siin tuttavatega, sõpradega üles, värvisime tagant ära, et valgus läbi ei paistaks. Diivan oli 250 euri, kuusk oli 130 euri. Narma stuudiot anname ka, sest nemad laenasid päris palju rekvisiite siia. Kuusk on Narma stuudio ehetega ehitud. Ja meil on siin ka ju veel asju, mis Narva stuudiost on tulnud, nii et aitäh, Paul. Ma arvan, et see asi nüüd käima läheks hästi, siis tuleks varem see valmis saada. Me saime selle valmis novembri alguses. Tegelikult oli päris palju aega siia tulla ja planeerida ja pildistamas käia, sest kes ikka septembris, oktoobris jõulupilte teeb. Ma arvan, et siin läheb paar aastat, läheb aega enne, kui tekib sulle see enda klientide kogumik. See aasta me failisime, ütleme ausalt välja. Positiivse poole pealt, see on minu esimene stuudio üldse. Nii et olen tulnud pika tee siia. Mul oli tegelikult väga fun seda asja siin ehitada. Põrandad panna ja laudasid lihvida, üles panna, kõik asjad siin sebida ja värki. Tegelikult on ju minus endas asi kõik kinni, et oleks võinud ju rohkem teha kuidagi marketingi, turundust, et igast trikk on olemas, aga lõpetuseks võib siis seda öelda, et unistus oli suur, et elame terve talve ära jõulunurga rahade eest klientidelt, aga nii kahjuks ei läinud, sest et ütleme laias laastus võib-olla see raha, mis jõulunurka sisse läks, see sai siis makstud ja klienti raha eest ja siis minu kanda on ikkagi jäänud rent ja kommunaalkulud. Aga väga tore oli ja aitäh nendele, kes käisid pildistamas ja tegelikult ei ole veel hilja tulla teha mõni klõps. Nii et kirjutage mulle ja head vana aasta lõppu, näeme teid ilmselt järgmisel aastal. Pange subscribe, olge mõnusad ja olge väga mõnusad. Tšau! Ja